No nii, tere hommikust kõigile. Järjekordne reede on kätte jõudnud. Ma reedeti teen neid videosid ja eelmine reede meil oli siin tehniline probleem, natukene läks käest ära, et ei olnud võimalik seda videot teha, aga midagi hullu ka ei ole. Ma usun, et saitegi natukene puhata. Ma räägin täna, millest võiks täna üldse rääkida. Meil oli eile Tartu linna volikogu istung, siis loomulikult, mis toimub poliitikas, suures plaanis Eesti poliitikas. Aga ma räägin paari sõnaga sellest eilsest volikogu istungist. Volikogu istung oli eile, ütleme nii, et 3 tunni jooksul oli hästi palju emotsioone, hästi palju sellist arutelu sellistel teemadel, mis võib-olla selliste tavalist televaatajate kõneta. Tartu ajalugu käsitlev raamat on siis koostamisel. Raamatu autor, nagu ma aru sain, käis siis meil eile seda projekti tutvustamas ja siis olid erinevad küsimused volikogu liikmete poolt. Tartu raamatuid, Tartu ajalugu käsitlevaid raamatuid, selliseid suuri raamatuid on aegade jooksul vähe tehtud. Ja loomulikult, kui siin näiteks Vene ajal trükiti raamat, siis see oli päris palju sellist punast propagandat täis ja nüüd on jällegi aeg edasi läinud, uued ajad, uued võimalused. Tõsi, minule endale hakkas kõrva siis selline arutelu, kus juhiti tähelepanu, et tegelikult peaks Rootsis ja erinevates riikides, Venemaal ja on kindlasti erinevates arhiividest väga palju materjali Tartu kohta, mida me võib-olla veel ei tea. Ja kui Rootsiga ei ole probleemi, siis antud juhul hetkel praeguse raamatu koostamisel Vene poolega suhtlemine on ilmselgelt keerulisem kui kunagi varem. Samamoodi käis selles eilses volikogu istungil käis siis ka Tartu linna noorte volikogu esimees, tutvustas siis noorte volikogu tööd ja siin on hästi oluline moment, et nad ei ole väga poliitilised. Et nende missioon selles elus on edastada siis noortele läbi noorte volikogu erinevat informatsiooni, mis peaks noori kõnetama. Samamoodi oli eilses volikogus ka teemaks erinevatele tänavatele nimede panekud. Ja loomulikult oli ka auditi esindaja, siis tegi väga põhjaliku aruande. Ei saa mainimata jätta, et selline härra nagu Vahur Ollom oli eile suur staar, et ta nüüd astus Vabaerakonna ridadesse ning sellega seoses siis oli päris üksjagu selliseid emotsionaalseid arutelusid. Aga millisel teemal ma täna ise tegelikult rääkida tahaksin, on liikumine. Ja ma tean, sõbrad, ma olen liikumisest rääkinud ka varem, kuivõrd mina nüüd ilmselt saan selle rolli, kus ma pean siis seisma Tartu Keskerakonna kogukonna eest, kõik, mis puudutab liikumist, sporti, sellistel teemadel, mis on mulle ka muidugi loomulikult väga hingelähedased ja kokkupuuteid on nendel teemadel kõige rohkem. Et ma jagan teiega seda informatsiooni, mis võiks ka siin tavalist televaatajat võib-olla natukene rohkem kõnetada. Ma alustan üldse sellel teemal, et ma olen viimastel nädalatel kokku puutunud inimestega, noorte inimestega, kes on jäänud raskesti haigeks. Siin on olnud erinevaid väga tõsiseid terviseprobleeme ja ka näiteks kasvajad. Ja inimesed on mulle öelnud, et nüüd ma alles mõistan seda vajadust ja olulisust. Kogu minu elu oli siiamaani ainult töö, koolitused, vaba aega ei olnud, kõik oli kuidagi kompaktne, ei olnud, võib-olla see silmaring oli kuidagi kitsamaks tõmbanud. Et nüüd peale siis neid raskeid haiguseid, nad on oma aega hakanud oluliselt rohkem väärtustama just läbi selle pilgu läbi, et
selle ajaga on ka midagi muud teha, kui lihtsalt istuda päevad läbi arvuti taga, osaleda mingitel veebikonverentsidel, koolitustel, mõelda uusi käike, kuidas on võimalik rohkem raha teenida. Et kõik andsid mõista, et tegelikult raha selles elus ei ole kõige olulisem. Et palju suuremat tähelepanu peaks pöörama oma lähedastele, oma tervisele. Ja loomulikult meie jutt siis areneski edasi, et mida nemad on siis selles elus teinud selleks, et nende tervis korras oleks, mida oleks saanud teha paremini. Ja seda infot ma teiega hea meelega jagan hästi lihtsas keeles. Ei tule mingisuguseid ladinakeelseid termineid või päris paljud spetsialistid teevad selle vea, et nad suhtlevad väga spetsiifilises keeles. Ma ei tea, kas see on tahtlik või mitte, aga ma tegelikult ei mõista neid inimesi. Ükskõik millises sektoris, kui sa lähed ja kohtud tavaliste inimestega, mida sa sellega tõestad, kui sa valdad mingisuguseid ladinakeelseid termineid, mingisuguseid asju, mida tavaline inimene ilmselgelt ei tea. Samamoodi, kui mulle tuleb jõusaali keegi, kes ei tea spordist nagu mitte midagi, mul ei ole nagu mõtet talle hakata seal mingisugust kõrgemat kehakultuuri eksponeerima, vaid rääkida hästi lihtsas keeles. Kui palju te täna liikunud olete? Et selline ootamatu küsimus nagu välkselgest taevast. Ma võin öelda, et minul hetkel on siis 10 750 sammu. Saade hakkas orienteeruvalt kella 10 hommikul, 10:15 näitab praegu ja enne kui saade algas, oli mul juba siis ligi 11 000 sammu rauas. Ma olen täna käinud päris mitmes Tartu linna osas, mul on auto olnud kaugemal. Ma ei ole läinud autoga sinna oma nii-öelda sihtpunkti, vaid ma olen jalgsi liikunud Karlova linna osas, samamoodi kesklinnas, samamoodi nüüd käisin Supilinnas ja ma nägin palju rohkem, ma sain palju informatsiooni, mis võib mulle aja jooksul kasulik olla. Samamoodi värskes õhus liikumine, jah, tõsi, ilm on täna natukene kehvem, on selline lumesadu. Ma tegin samme, ma sain natukene võtta aeg maha ja mõelda selle saate peale, kuidas ma selle saate täna üles ehitan. Ma sain suhelda oma paari tuttavaga, kes olid mulle siin helistanud ja ma helistasin neile siis tagasi. Et päris palju asju sain selle lühikese ajaga korda aetud. Samamoodi täna mul on kindlasti väikene jõusaalitrenn, selles suhtes väikene, et väga paljud arvavad ekslikult, et kui ma olen jõusaalis oma elust väga suure osa mööda saatnud ja nii palju tiitleid saavutanud, et ilmselt ma siis tõenäoliselt käin siiamaani iga päev jõusaalis ja istun seal jõusaalis 4-5 tundi. Umbes tund aega ja sellest piisab. Siin ongi see osa, et kui sul on kogemusi, teadmiseid, siis on see elu sinu jaoks palju lihtsam, ei ole vaja üle mõelda. Jõusaali teemal ma väga täna pidama jää, ma pigem räägin just sellistest praktilistest näpunäidetest, mida sa saad teha selleks, et sinu elu oleks lihtsam. Hommikul üles ärkad, mina soovitan alati ärgata varem. Mul endal on see varem ärkamise kohustus, kuna mul on koeraga pean kindlasti väljas käima iga ilmaga ja kuna meil siis kodukülas on suur, aga niisugune korralik mets, siis ma saan koeraga käia metsas või põllu peal, et see on selline mõnus sissejuhatus algavasse päeva. Mul on hea meel, ma lähen koju, ma vaatan, lähen tuppa, käin hommikul koeraga ära, 7 ajal lähen tuppa uudiseid vaatama, mul on juba mingisugune 2-3 tuhat sammu tehtud. Siis panen pudrupoti keema, ajan lapsed ülesse, et samal ajal on tegelikult ka lastele juba antud signaal edasi. Ma olen juba käinud koeraga väljas, mul on terve rida asju tehtud, et ka nemad õpiksid külje pealt siis seda, et seda aega väärtustama, õpiksid seda, et peabki hommikul ärkad üles, sa hakkad kohe liikuma, et teine variant on see, et ma ärkan üles, istun arvuti taha või olen kuskil näpin oma nutiseadet
ja siis hakata enda lapsi üles ajama ja neid kuidagimoodi siis tagant sundima, et te peate liikuma, ise samal ajal ei ole veel isegi riidesse pannud. Päris paljudel on peredes niimoodi, ilmselgelt see jääb selliseks poolikuks projektiks. Aga jah, kui sa ise liigud, oled enda suhtes tähelepanelik, ajad hommikul habeme ära, vaatad, kuidas sa riides käid, liigud rohkem, siis annad tegelikult oma järeltulevatele põlvedele väga sellise selge signaali ja kipub nii olema, et need lapsed, kes on üles kasvanud sellistes kodudes, kus on hästi korras, kõik puhas, siis päris suur osa nendest samamoodi jätkavad seda sama liini ja täpselt jälle vastupidi, et need, kellel on olnud terve elu, on kodus olnud täielik kaos, bardakk, siis kui nemad saavad täiskasvanuks, siis on nende jaoks loomulik elukeskkond, et tervisega täpselt sama. Kui sina liigud, näitad oma lastele head eeskuju, siis suure tõenäosusega ka nemad liiguvad. Ma ei pea nüüd silmas seda, et nendest saavad kohe tippsportlased, aga nad selle liikumise pisiku saavad kätte ja nad näevad, et kui sa liigud, siis sa näed rohkem. Meil on muide kodumetsas on tekkinud, mäekraad on sinna tekkinud, ilves on seal liikunud, hunti oli isegi nähtud, et seal läheduses on olnud metssigasid, põtrasid. Ma ei näeks ja ma ei teaks nende loomade olemasolust mitte midagi, kui ma ei liiguks ringi. Toitumisest. Jällegi küsin kohe, et mis sa siis täna hommikul söönud oled. Enamus räägivad võiku, kohviga, kohvikoorega. Ma ei tea, kas see on hommikul kohe selline kõige parem kütus. Et ikkagi soovituslikult võib-olla muna, mitte peekoni, vaid fileega näiteks, siis kodujuust võiks juures olla, kurki, tomatit või siis puder. Ma tegin täna kaerahelbeputru, eile ma tegin riisihelbeputru. Et pudruga läheb tegelikult ruttu, vanasti oli see pudru keetmine palju vaevarikkam tänapäeval, et kiirkaerahelbed tegelikult ju väga kiiresti saab nendest putru teha ja kui sa oled ikka hommikul selle pudru sisse võtnud, siis ta on selline korralik kütus tegelikult terveks päevaks. Mis veel? Üks hästi oluline asi. Ma rääkisin eile abilinnapeadega, Tartus on abilinnapead 5, 2 abilinnapeaga oli Reno Laidre ja oli ka siis Raimond Tamm. Üldiselt ma tean erakondasid, kus koalitsiooni esindajatega ollakse kogu aeg sõjaajal. Nõutakse, kärgitakse, paugutakse ja siis imestatakse, et huvitav, et miks meiega keegi koostööd teha ei taha. Mina oma tegemistes olen alati jäänud viisakaks, sõbralikuks ja nii on palju suurem võimalus midagi saavutada. Ja niisiis eile nende 2 toreda Tartu abilinnapeaga suheldes sain nendelt loa, et võimalusel, kui ma leian mingisuguseid välijõusaali elemente kusagilt Eesti otsast, et siis need välijõusaali elemendid on võimalik tuua Tartusse, Haage külasse ja panna seal Tartu linna maa peal püsti. Ma natukene sellest, nendest tagamaadest, kogu sellest projektist sügavamalt. Ei ole päris ju nii, et sa kusagil mingisuguses piirkonnas elad ja sa näed, et seal on näiteks kergliiklustee ja siis hakkad sinna midagi kergliiklustee peale midagi ehitama. Esiteks sa pead välja uurima, et kohaliku omavalitsuse juhatuselt näiteks või kõigene on suureks abiks on ka ehitusregistri analüüs, et sa vaatad üle, kas selle kergliiklustee ääres on mingisuguseid maa-alasid, mis on siis linna või valla omad. Kui sa leiad selle võimaluse, et jah, seal on, siis sa pead ka välja uurima, kas sellele maale on võimalik mingisuguseid välijõusaali või midagi sellist ehitada. Täpsustan, et Tartu poolt siis mööda Viljandi maanteed liikudes jookseb siis kõrvalt kergliiklustee kuni siis põhimõtteliselt Haage järveni ja sealt isegi edasi.
ja see läheb läbi Haage küla. Ja Haage külas on kurvi peal enne siis Olerexi sellist silda või siis viadukti on siis selline plats, kuhu on ehitatud laste mänguväljak, aga sinna võiks väga hästi sobida ka tõesti elementaarsed rööbaspuu, lõuatõmbekang, neid seal praegu tõesti ei ole. Ja kuivõrd sealt sellest kergliiklusteest läheb läbi igapäevaselt päris palju rahvast, siis väikene spordinurgakene sobiks ideaalselt. Mina käisin kõige esmalt abilinnapea Reno Laidre jutul, ütlesin, et kas on võimalik sinna siis välijõusaal teha. Laidre ütles selle peale, et ma ei hakka salgama, tema ise ka tugeva sellise sportlasena kiitis seda mõtet kahel käel heaks, aga ütles, et linnal ei ole praegu hetkel selliseid rahalisi võimalusi, et sinna midagi sellist rajada. Küll aga kompromissvariant, et kui mina leian mingisuguseid seadmeid, mis võiksid sinna sobida, siis linn aitab need seadmed sinna püsti panna, selle väiksele nurga siis rajada. Ja ma arvan, et täna ma panengi siis postituse üles, et kas või siingi praegu, kes on televaatajad. Ma ütlen ausalt, et ma olen näinud Eestis valdades ja linnades välijõusaale, mida ei kasutata. Need on kõrge rohu sisse kasvanud ja väga pikka iga ma nendele sellisel kujul ei ennusta, et pigem anda need ära sellistesse piirkondadesse, kus on rohkem spordihuvilisi. Haage külas on ka muide väga palju mundrikandjaid, on see siis korrakaitsjad või on see siis kaitsevägi, et nemad oleksid ka kindlasti vaimustuses ja tihti ongi nii, et kui see aktivistide klann seal midagi tegema hakkab, siis tulevad ka kõik teised järgi. Et loomulikult ma ise arvan, et kui see välijõusaali nurk peaks sinna kuidagi moodi leiame võimalused, et siis tegelikult on mingisuguseid harjutusi, mida saab teha näiteks kummidega, et need kummid siis peaksid olema igal ühel endal kaasas. Kummid jätad sinna väljakule, siis on ilmselgelt kas mingid lapsed või keegi leiavad need kummid ja teevad nendega lihtsalt lollused. Et vähemalt selline plaan on ja ma usun küll, et nii mõnelgi siin praegu, kes kuulavad ja vaatavad, ei tuluks see põlema, et oota, aga tegelikult mõttel on jumet, et mul endalgi kodukantis on täpselt samasugune seis, et võiks ju sinna midagi rajada, et ma usun, et see minu algatatud projekt on selline hea suunanäitaja. Et ma ütlen ausalt, mul on päris kahju, kui ma näen teinekord sellistesse väiksemates maakondades või valdades, kus on ehitatud kergliiklustee. Talvel on näha, seal vahepeal ma sõitsin mõne tee pealt, sõitsin iga nädal mitu korda, talvel oli näha, et üks suusataja 5 nädala jooksul oli sealt üle läinud. Samamoodi mitte kunagi ma ei ole näinud seal mingeid rattureid, mingisuguseid kõndijaid, mitte kedagi. Ja on ehitatud ikkagi, ega need eelarved on päris korralikud. Et seal on ikkagi juttu 100,000 eurodest, mis kergliiklusasfalt pannakse kuhugi. Ja milles see kõik algab? Algab sellest, et noored annavad alarmi, et meil ei ole kuskil rulluisutada, rattaga sõita, kõik on nii halvasti, rulatada ja kaebavad vanematele. Vanemad siis võtavad ühendust oma siis erinevate kohalike omavalitsuse mingisuguste tuttavatega või teevad siis mingi ühisavalduse või siis pannakse asi töösse, vaadatakse üle ja nii palju huvilisi on, pannaksegi siis lõpuks kopp maasse ja hakatakse seda kergliiklusteed ehitama. Ja siis, kui see lõpuks valmis on, siis selgub tõsiasi, et kõik need noored, kes nagu vingusid, need on nagu vaid kui sukad ja töö on ära tehtud, ära makstud ja lihtsalt siis vald on ehitanud mingisuguse asja, sellesama eelarvega oleks võinud võib-olla hoopis näiteks kas kohaliku koolimaja või lasteaeda parandada ja sinna mingisuguseid sportimise võimalusi tekitada. Eile käisin ühes koolis, kus olid kõik, terve
kõik kogu kooli poisid istusid nutiseadmes ja neil on sinna koolimajja ka tekitatud erinevaid võimalusi ronimiseks ja mis iganes. Mitte kedagi ei huvita need ronimise võimalused, kui sul on nutiseade, siis ongi kõik. Ja sellest on mul hirmus kahju, ma huviga vaatan, mis saab edasi, ka Taani vist võttis nüüd vastu seaduse, et koolides siis, seal vist jutt oli rohkem äkki keskkoolides, et interneti või nutiseadmeid ei kasutata. Meil jälle vastukaaluks on just niipidi, et püütakse siduda õppimist võimalikult palju nutiseadmetega. Et kahjuks on näha ja tunda, kuidas koordinatsioon, elementaarne liikumine muutub tänapäeva laste jaoks järjest selliseks kaugemaks kahjuks. Et elame, näeme, kas nutisõltuvuse hullus, kas seda saadakse kontrolli alla. Panite tähele, ma tegelikult mõtlesin, et ma ütlen, et kas see läheb mööda. See ei lähe mööda. Kõik võimalikud nutiseadmete tootjad ei ole ju huvitatud, et nende klientuur sellest diagnoosist vabaneks, oleme ausad. Et kahjuks jah, nad pigem teevad kõik endast oleneva, et seda veel edasi arendada. Kindlasti on juba kuskil kaustade vahel selliseid ideid, mille saavutamiseks nähakse päris palju vaeva. Ainukene eesmärk on sellel siis raha teenimine, mitte see, et inimkond veel targemaks saaks. Et see targemaks saamine, oleme ausad, kui noored inimesed ei oska enam kingapaelu siduda või ei tunne seierit ega kella või ei ole kui kääre käes hoidnud või noored mehed ei ole kunagi nuga käes hoidnud, siis midagi jääb nagu puudu. Midagi jääb puudu, et sa võid olla isegi selline kõva vend, et sa tead maailmas kõik, mis toimub erinevates riikides, erinevates maailma otsades, aga sa ei tea, mis maitsega sul naabriaia õunal. Et vaata, see on nii oluline, mida me nagu väärtustame, et millises universumis me siis elame. Aga jah, kõik, mis puudutab liikumist, siis siin on hästi olulisel kohal on esiteks, on siis suhtumine iseendasse, kuidas sa ennast nagu väärtustad, mis on sinu jaoks oluline. Teine on võimalused, palju sul on aega, palju sul on, kas on tõesti, kui ma sulle välja tõin, et kodu lähedal mingid sportimise võimalused. See on, ütleme nii, et ma näen päris palju igasugused laste mänguväljakud, kus lapsed ei käi. Et see võib-olla ei olegi nagu võib-olla kõige suurem probleem, et ikkagi tehakse, ehitatakse ja omal ajal ei olnud mingeid mänguväljakuid ise genereerisid, aga kõige suurem karistus oli ju 80-ndatel lastele oli see, kui keelati õue minek ära või hoovist välja ei saa. See oli kõige hullem karistus. Et loomulikult, kes oli loomingulisem laps, kelle hoov oli nagu äge, seal olid mingid onnid ja värgid siis, ja naabrilapsed tulid külla ja see mängis välja. Aga minul oli selline, küll oli suur aed, aga seal ei tohtinud nagu mitte midagi teha, ühtegi onni ega mitte midagi. Suht lage oli ja õues lihtsalt tiksuda ja aiast välja ei saanud, see oli hirmus. Tänasel päeval on ju täpselt vastupidi. Kui juba lapsevanem ütleb, et davai, et mine nüüd õue, siis on suur oht, et laps kaebab lastekaitsesse, erinevad hammasrattad hakkavad liikuma ja see lapsevanem võetakse pärast veel vastutuse. Et ma südamest loodan, et see kõik ikkagi muutub jällegi nüüd enam mitte kindlasti täielikult selliseks, nagu ta varem oli, aga liikumist meie elus saab olema rohkem. Hoolimata sellest, et kõik igasugused statistikanumbrid näitavad vastupidist trendi. Kokkuvõttes, mida siis tänase saate lõpetuseks võiks siis öelda?
alustamegi jah sellest, et kuidas sa liigud, mõtle läbi, millised on võimalused, kuidas sa saaksid rohkem liikuda. Ma näiteks tõesti käin poes, ma jätan selle auto meelega kaugemale. Võib-olla kas või sellepärast eile, näiteks minu mõistus ei võtnud seda, ma läksin Lõunakeskusesse eile, panin auto uksest üsna kaugele, seal vaatasin õhtul ei olnud ühtegi autot lähedus. Ma käisin poes ära, tuleb poest välja, vaatan, mingi tüüp on nagu oma auto, minu auto kõrvale pannud nagu väga väikse vahega. Miks nagu, et miks sul on terve plats sinu päralt, et sul on nagu ruumi igal pool on, miks sa paned minu auto kõrvale oma auto? Et no see on vahepeal siis minu jaoks täiesti ebaloogilised käitumismustrid. Sa saad sealt juba liikuda. Ka oma lastele ikkagi proovi selgitada, kui oluline on liikumine. See liikumine võib-olla lihtsas keeles on tänapäeval noorte liikumine, see on ju vundamendi ehitamine tulevikus. See, mida sa noorena teed, kui palju sa käid, see kannab sind ju aastakümneid. Ja kui tuleb tänapäeval näiteks spordisaali, tuleb mingi vanem inimene, meesterahvas, ma vaatan nagu peale, ma küsin, et milliste spordialadega sa oled tegelenud. Ja esimese hooga, ma ei olegi nagu sporti teinud ja siis selgub, et ta oli mingi, ma ei tea, mingi kohalik maakonna, mingi võrkpallimeister ja ma ei tea, mõni on NSV Liidu meister olnud ja mingid ikka täiesti ulme numbrid on ju ja ulme sellised tegevused ja saavutused. Aga ta nagu tagasihoidlikult, tema nagu ei ole nagu teadvustanud endale, et ta nagu oli sportlane. Ja siis tuleb mingi noor inimene, vaatab mingi suur Estonia dress seljas, oks laiali, küsid, et mis aladega või millega sa üldse selles elus tegelenud oled. Seda nagu otse küsid, kas üldse sporti oled teinud ja siis sulle öeldaksegi, et ma olin enamus ajast kehalise kasvatuse tundidest, ma olin nii haige ja ma olin vabastatud, aga ma olin jalkatrennis käinud ja siis jutu käigus selgub, et 2 korda käis üldse jalgpallitrennis. Ja siis ma olen käinud veel, ma ei tea, kickboxis ja siis seal ta oli nagu pool tundi ainult figureeris. Aga neid on nagu võtab, et nüüd see oli sport. Selles võtmes need kõik mingisugused praegused 50+ inimesed, ma arvan, et võivad lugeda pigem neid alasid, millega nad väga kokku ei puutunud, aga suur osa on kindlasti 10-15 ala, millega on reaalselt nagu tegeletud või kokku puututud enamus. Toitumise koha pealt kõik algab toidupoest. Et kui sa lähed toidupoodi, siis ära mine hinda kunagi tühja kõhuga. Et seal on sellised emotsiooni ostud. Sa peaksid ikkagi minema toidupoodi siis, kui sa oled juba kõht on täis, on hea chill olla ja siis sa võivad mõelda, et mida siis osta sellist, mis on nagu tervisele kasulikku. Erinevaid tõesti juurikaid, need ma tean, need on keeruline hautada teinekord ja võib-olla ei ole viitsi. Kokk siis sa ütled mulle muidugi, kuuled seda saadet, ütled, et kuule, mitte mingit probleemi ei ole, võin teha, mis ma tahan. Aga sa tead ikkagi, et selline korralik autamine, et see ei ole sul mingisugune külmutatud pitsa, et lükkad ahju ja 5 minuti pärast on sul olemas. Ikkagi, et kui sa tahad korralikku tulemust, siis sa pead ikkagi korralikult sinna taha aega investeerima. Siis toitumise koha pealt veel, et jälgi seda, et oleks ikkagi võimalikult iga päev oleks laual ka mingi valk, et kohupiima, kodujuustu, fileed. Eile õhtul sõin näiteks suitsutatud lõhet. Väga hea, et ta on rasvane, aga samas on seal väga palju selliseid vajalikke aineid. Ma vaatan korra, keegi helistab mulle. Abikaasa helistab, et huvitav, et ta ei tea, et mul on praegu saade. Aga tervitan siinkohal oma abikaasad ka. Et samamoodi leidke ise võimalusi. Nädalavahetustel mingi perega loodusesse. Avastage koos seda maailma. Et päris paljud täiskasvanud on unustanud sellised elementaarsed põhitõed, et käige ringi, liikuge, avastage, nautige seda elu. Uskuge mind, sõbrad, nagu ma saate alguses ütlesin, et need inimesed, kes on siin viimastel aastatel, on neil avastatud väga tõsiseid tervisehädasid. Et
osad ei liigu enam nii, nagu nad varem liikusid. Liikumine on takistatud ja vot nemad ütlevad, nagu oleks võimalus, ma käiks iga päev, ma liiguks, käiks, suhtleks inimestega silmast silma, mitte kuskil interneti vahendusel. See on väärtus. Väärtustage seda. Ja küll sõbrad, ma tõmban otsad kokku. Ma usun, et ei olnud nagu, eeldada ju võiks, et ma räägin nagu ainult poliitikast, on ju, aga kui ütleme nii, et mis see siis nagu olulisem on, et kas kuivalt siin materdada praegust valitsuse, Eesti valitsuse koalitsiooni, neid materdajaid on niigi nagunii hästi palju, on ju. Või rääkida millegi sellisest, mis on teile kõigile, meile kõigile natukene võib-olla sellisem vajalikum ja praktilisem. Sest nagu öeldakse, terves kehas, terve vaim, et nii see kipub olema. Mul on väga palju sportlaseid, kes on sedasama, mitte sedasama, vaid kuulnud, et venelastel oli selline ütelus sila estu maani nada. Tegelikult väga paljud on ka öelnud, et need, kes on sportlased, spordiga tegelevad inimesed, nende silmaring on teatud küsimustes isegi laiem kui nendel, kes istuvad 4 seina vahel ja päevad läbi istuvad oma arvutis. Et see arvutis istumine iseenesest tegelikult viige ennast kurssi, millised terviseriskid teil on kõik selle maailmaga seotud, kus sa sööd rämpstoitu, sa oled kogu aeg paigal, sa rikud oma silmi, vaimu, sul on nagu igatpidi on tegelikult palju selliseid miinuseid, et kui sul ongi selline töö iseloom, et sa pead olema arvutis, siis ikkagi leia see aeg, leia see võimalus, sama sammu lugeja, võta see endale, pane peale, leia need võimalused, ära otsi vabandusi, vaid leia võimalusi liikumiseks. Et siin eilegi näiteks oli meil siin istungi ajal oli väikene paus, 10-15 minutit. Selle ajaga ma tegin mingisugune 300-400 sammu. Seda ei ole palju, on ju, parem ikka kui mitte midagi, et ma oleks niisama istuma jäänud siin. Et töötame selle projekti kallal, kui teil on mingisuguseid tähelepanekuid, küsimusi, mis puudutab sporti ja liikumist, ärge ennast tagasi hoidke, loomulikult vastan teile ka nendele küsimustele, kus on võib-olla Tartu linnaga seotud mingid probleemid, et arvestage sellega, et mina olen opositsioonis ja kui teie tulete minu poole murega, mis on seotud kuidagi moodi Tartu linnaga, siis vaata, opositsionäär ei ole nagu selline mees, kes nagu ütleb omadele helistab, et kuulge, ajame selle, ma ei tea, vaikselt, ajame selle asja korda, nii et ärme suurt kisaga ära tee. Opositsiooni puhul on see, et kui opositsioon saab mingisuguse teema kätte, siis koalitsiooni jaoks on see palju ohtlikum. Ja loomulikult võib-olla tegutsetakse võib-olla operatiivsemalt kui nii-öelda standardolukorras. Et see on selline psühholoogia, et ma võib-olla eksin, võib-olla me eksi, et siiski mulle tundub, et opositsiooni poolt tõstatatud teemasid parandatakse kiiremini. Ja küll, tõmban siinkohal otsad kokku. Täna on selline päev, et ma siit tavaliselt ma näen siin ekraani pealt, näen ennast, aga seekord ma ei näe. Samas, kui mul see ekraan on, ma vaatan kogu selle ekraani peale, siis on ka nagu veider, et ma otse objektiivi ei jälgi. Igal juhul, sõbrad, te olete erakordselt jutukad, te olete kindlasti juba sellest talvest ära väsinud, täna sadas jälle lumi maha, et tahaks juba need päevad, kui oli siin juba mingi 10-12 kraadi sooja, siis tegelikult ju nägite ise ka, kui paljud olid tänavatel ja linnades. Ja see on jälle see osa, et otsige võimalusi, ärge otsige vabandusi. Täna on ilm kehv, täna ma välja. Mina olen täna käinud sama palju selle ajaga nagu nendel ilusatel ilmadel, et ma liigun kogu aeg ja see on oluline liikumine. Ja küll tõmban otsad kokku, olge tublid, ma vaatan, siin on see tuumapommi nupp, ma usun, et selle tuumapommi nupu vajutades mina siit ei saanud kontrollida, kas see töötab või tööta, aga ma usun, et ta töötab, ma panen siia, vähemalt siin läks tulukene põlema ja tõmbame praegu otsad kokku järgmised kohtumised, järgmised emotsionaalsed videod ja olge mõnusad, ägedad märtsi jätku.